Tere! Olen Lili Milani geenivaramust ja ma tahan teile täna rääkida personaalmeditsiinist ehk sellest, kuidas geeniandmete kasutamine meie tervishoiusüsteemis muudaks meie kõigi elu paremaks ja aitaks ka Eesti riigil pikas perspektiivis raha kokku hoida. Kui me vaatame haigekassa eelarvet, siis lisaks nendele suurtele aukudele, millest on viimasel ajal räägitud, me näeme ka seda, et haiguste ravimisele on suunatud 99% haigekassa eelarvest ja samal ajal vaid 1% haiguste ennetusele ehk ärahoidmisele. Haiguste ravimine on loomulikult oluline, aga mul on seal koha peal üks teine halb uudis, et pooled ravimid ei tööta. Kuna me oleme geneetiliselt erinevad, siis parimad ravimid mõjuvad umbes 70% patsientidel, aga teised mõjuvad võib-olla veerandil või heal juhul pooltel. Selle kõrval on meil Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu, kus meil on 52 000 geenidoonori terviseandmed, tulevad haigekassa, haiglate ja e-tervise andmebaasidest ja kõrval on meil siis ka geeniandmed ligi pooltele tehtud. Me oleme leidnud väga paljude erinevate haiguste ja geenide vahel seoseid, samas oleme ka leidnud erinevate ravimivastusega seotud geenides olevaid mutatsioone ja nende seoseid siis ravimivastusega. Ja kui me vaatame ühe inimese DNA-d, siis meil on võimalik korraga analüüsida üle 7000 mutatsiooni või kogu inimese DNA-d järjestada 48 tunniga ja ka keskkonnaproovidest määrata erineva bakteriliikide olemasolu. See on kõik tänu tipptehnoloogiale, mis meil on siin samas Tartus täitsa olemas. Ja kuna see DNA analüüs on nii kiirelt arenenud ja hinnad on kõvasti langenud, siis me saame sellele nüüd läheneda ka indiviidi tasemel. Me saame vaadata, kui palju mutatsioone üks inimene kannab, mis suurendaksid tema riski haigustele või näiteks ravimivastusele. Ja kui me vaatame ühe eestlase DNA-d, siis me näeme, et iga inimene kannab 98% inimestest kannavad vähemalt ühte mutatsiooni, mis mõjutavad ravimivastust. Ja sellepärast ongi see geenikaart üks väga nutikas lahendus. Meil on võimalik ühe katseklaasi peal määrata korraga 700 000 mutatsiooni, nende põhjal arvetada inimestele nende haigusriskid, ravimite sobivust ja see on ühekordne investeering, mida riik peaks tegema ja see on alla 100 € inimese kohta. Mida ma teile täna pakuksin? Individuaalset geeninõustamist me veel ei paku, aga meiega on võimalik uurida 52 000 inimese terviseandmeid, pooltel on siis ka tehtud geenikaardid ja me pakume ka DNA-analüüsi teenuseid kõikidele erinevate asutustele ja otsime endale koostööpartnereid, kellega arendada personaalmeditsiini IT-lahendusi. Meid leiate ka Messi alal ja võime seal pikemalt rääkida. Aitäh!